koputad Toomas Takise uksele ja sul on suur mure, sest tööd on palju ja kuidagi ei jõua seda ära teha ja lähed kabinetti sisse. Siis mis imeväe läbi juhtub küll selline asi, et kui sealt väljud, oled õnnelik, aga oled tööd juurde saanud. Ma arvan, see on väga kahtlane asi. Ja sama kahtlane on see lugu ka, et ütled inimesele, et ta on võtmeisik ja siis see on täpselt samasugune fakti ettepanek, et inimene on ju edev, inimene mõtleb, et ma olen võtmeisik, ma peaksin midagi teadma rohkem, tegema rohkem, panustama koolile rohkem. Väga keeruline. Aga kuidagi on koolijuht oskab seda meil teha küll, et inimesed millegi pärast vihuvad tööd teha. Mulle tundub, et huviharidusega tegeleb koolijuht täpselt nii palju, kui ta näeb, et asjad liikuma hakkavad. Ja ülejäänud otsustuse ta annab nende inimeste kätte, kes siis otseselt teemaga tegelema peaksid. Et see vabadus, mida jäetakse tegutsemisel, ongi kõige suurem toetus ja tänu sellele vast inimesed ongi ise initsiaatorid selle ringitegevuse või huvitegevuse juures, et koolijuhi toetus on kõige suurem huvihariduse puhul, meie puhul see, et annab meile vabad käed. Kuidas teha, mismoodi teha? Juht on minu jaoks ja ilmselt üleüldiselt hästi suurte ideede generaator, arendaja, aga see, kuidas neid ideid ellu viia, see jääb igaühe enda otsustada ja tähtis ja on lõpptulemus, see, kuidas sa selleni jõuad, on väga palju sinu enda mõtelda ja otsida. Kuidas sinna suunatakse inimesi, on väga erinevaid võimalusi. On isiklikud vestlused, on suunamine kirjandusele, hulk raamatuid, artikleid, kuhu suunatakse, kaasatakse juhi abisid ja ka koostööpartnereid koolitustele, kus me teeme meeskondadena. Ei unustata tunnustamist kui inimese ühte motivaatorit ja kui vaja, siis antakse selge ülesanne, et see tuleb ära teha ja nii on. Ja ma arvan, et kõik see tuleb kasuks, et koostöö laabuks hästi, on ta nimeks siis huvigrupp, ressurss või personalijuhtimine, et see kõik tegelikult läheb ühte liini pidi koostöö ühise eesmärgina. Siin tagasi tulles eelneva kolleegi vestluse juurde või sõnade juurde, et kui sisened direktori kabinetti, siis koputad, ta ei tõsta peadki põhimõtteliselt mõnikord, aga ta ütleb alati tere kõige tähtsam. Raudselt see ergutab mind ja teeb sellise head enesetunde ja ma tean, et ma saan tõesti jälle mingisuguse vahva ülesande juurde. Aga ma tahan seda teha. Ja muidugi selles mõttes, et näha on, et ta tunneb minu töö vastu huvi. Ja näha on see sellepärast, et ta tahab väga palju analüüse saada. Samas on see positiivne, mingil määral ka negatiivne, sest sunnib mind kogu aeg midagi uut välja mõtlema. Aga positiivne on see, et ta tunneb asja vastu huvi ja selle järgi ma saan aru, et ta tegeleb minuga. Vits ja präänik toimivad ka väga hästi tänapäeval, et meil on vits olemas direktori kabinetis. Luud koguni. Kui tööd ei tee, siis luud. Padi, mille peab nutta taskurette hunnikus ja siis riiuli taga on veel üht-teist, kui on vaja turgutust. Ja seda kõike 21. sajandil. Marit jättis ütlemata, et stressilambad on ka riiuli peal. Terve suur kari, et kui ikka on muresid, siis on mida modida.
aga ma tahaks tervitada ka. Ma tahaks tervitada oma nõunikku Tarmot, et tervitused sulle